Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Head õed ja vennad, jätkame siis hadithi loenguga, mis meil siis insha'Allah iga kuu esimesel neljapäeval toimub. Ja ma palun, et Allah aitaks meil kõigil sellest loengust kasu saada. Ja nagu ikka, ma alustan ka duaaga Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, mis on sama duaa, mida kasutas ka Muusa alayhissalam, prohvet Mooses. Meie tänases hadithi loengus siis räägime hadithist, mille on edastanud Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, ja see hadith on nii Bukhari kui ka Muslimi hadithi kogumikus, ja selles ütleb prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Buniya al-islamu ala khams. Islam on rajatud viiele, ehk siis viiele sambale: shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa sawmi ramadan wa hajji al-bayt liman istata'a ilayhi sabila. Ehk siis Islam on rajatud viiele sambale: tunnistamisele, et ei ole ühtegi kummardamist väärivat Jumalat peale Allahi ja et Muhammad on Allahi sõnumitooja, palve sooritamine, zakati andmine, Ramadani paastumine ja koja ehk siis kaaba juurde palverännaku tegemine, kes sinna suudab minna. Ja hadithi edastaja Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu võttis islami vastu koos oma isaga. Tema isa on siis Umar ibn al-Khattab, kes oli üks 4 kaliifist, valitsejast pärast prohvet Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ehk siis teine valitseja pärast Abu Bakrit radiyallahu anhu. Ja ta tegi hijra samuti koos oma isaga ja edastas palju hadithe prohvetilt sallallahu alaihi wasallam. Ja ta õpetas inimesi ja andis välja ka fatwasid, mis on siis sellised usulised. Inglise keeles on lihtne nagu sõna ruling, eesti keeles siis selline nagu islami seadus puudutav otsus, et kas miski on lubatud, kas miski on keelatud, sest igasugused uued asjad, mis tulevad, mingid konkreetsed olukorrad, mis vajavad siis sellist Koraani ja sunna ja muude islami tõendite põhjast selgitust. Ja ta oli viimane prohveti kaaslastest, kes Mekkas suri, ja aastal siis 73 pärast hijrat. Ja tuleme selle hadithi juurde, mis on islami üheks põhialuseks. Ja need 5, mida on siis hadithis mainitud, on islami sambad, mida me kõiki teame. Aga täna ka püüame keskenduda sellele, et kui hästi me neid sambaid tegelikult siis ka sooritame praktikas. Ja need 5 sammast on siis usutunnistus, palvus, zakat ehk siis almus ja paastumine ja hajj ehk palverännak. Ja need 5 on ülimalt tähtsad ja nende puhul tuleks hoiduda siis igasugustest puudustest. Näiteks siis usutunnistus, et ei ole kummardamist väärivat Jumalat peale Allahi ja et Muhammad on Allahi sõnumitooja. Mitte keegi ei saa võtta islami usku vastu ilma seda tunnistamata. See on just kui uks sellesse usku ja ka paradiisi võti. Ja selle usutunnistuse ehk shahada kohta on ka mitmeid hadithe. Näiteks on prohvet sallallahu alaihi wasallam öelnud: innahu man shahida la ilaha illa Allah harramahu Allahu ala an-nar wa awjaba lahu al-jannah. Ehk siis see tõesti igaüks, kes tunnistab, et ei ole kummardamist väärivat Jumalat peale Allahi, siis Allah keelab ta põrgutulele, keelab sellel inimesel siis siseneda põrgutule ja teeb siis justkui nagu kohustuslikuks talle paradiisi sisenemise. Ja samuti, kui prohvet sallallahu alaihi wasallam saatis kedagi mingit rahvast islamisse kutsuma, käskis ta alati alustada tawhiidist ehk Jumala ainsusest.
kui ta näiteks saatis Mu'adh ibn Jabali radiyallahu anhu Jeemenisse, siis mida ta talle ütles? Ta ütles, et innaka ta'ti qawman min ahlil kitab, et tõesti sa lähed rahva juurde, sa lähed raamaturahva juurde, inimeste või rahva juurde, kes on raamaturahva hulgast, ehk siis juutide kristlaste hulgast. Fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah, kutsu neid tunnistamise juurde, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalat peale Allahi. Wa anni rasulullah, et mina olen Jumala Allahi sõnumitooja. Fa innum ma ta'u lidhalik, fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla. Ja kui nad aktsepteerivad seda või kuuletuvad sellele, siis anna neile teada või õpeta neid, et Allah on teinud neile kohustuslikuks 5 palvust iga päev, iga öö, ehk siis 5 palvust ööpäevas. Ja see on samuti siis Muslim ja Bukhari hadiithiga kommikus. Ja seega alati keskendus Prohvet sallallahu alaihi wasallam shahadale. Ta ütles ka näiteks, tal oli kombeks, või ta ütles inimesele, Ayyuhan nas, kuulu la ilaha illallah tuflihu. Ehk, oo inimesed, öelge la ilaha illallah, öelge, ei ole teist kummardamist väärivat Jumalat peale Allahi, ja te saate olema edukad. Et see edukus, eriti just tulevase elu edukus, on tugevalt seotud selle shahada ehk siis selle usutunnistusega. Ja seega, et islamisse astuda, on see usutunnistuse ütlemine vajalik. Ja muidugi selles uskudes, et selle usutunnistusega, et see oleks vastuvõetav, et sellel on omad tingimused ja selles tuleb uskuda ilma igasuguse kõhkluseta. Ja see usutunnistus on kõige tähtsam asi meie elus, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalat peale Allahi ja et Muhammad on Allahi sõnumitooja. Ja Prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles ka, et afdalu dhikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah, et parim dhikr, parim fraas, millega Jumalat meenutada, on siis just see tauhiidi fraas la ilaha illallah. Ja parim du'a on alhamdulillah. Samuti ütles ta, ma min abdin qaala la ilaha illallah thumma maata ala dhalika illa dakhala al-jannah. Et mitte ükski sulane, kes ütleb la ilaha illallah ja ta sureb siis selle ütluse peale või selle ütluse järel või seda öeldes, siis ei ole ühtegi Jumala sulas, kes seda ütleb ja sureb, ilma et ta läheks paradiisi. Samuti ütles ta sallallahu alaihi wasallam, an kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, kelle viimased sõnad on la ilaha illallah, läheb paradiisi. Et kes siis seda ütleb, seda usutunnistust siiralt oma südamest, sellesse uskudes, see läheb paradiisi. Ja sa tunnistad ja sa usud ilma igasuguse kõhkluse, igasuguse kahtluseta, et Muhammad sallallahu alaihi wasallam on viimane sõnumitooja, kelle Jumal saatis juhatuseks ja rõõmu sõnumitoojaks ja hoiatajaks. Ja need 2 on lahutamatud. Araabia keeles on tegelikult ka öeldakse nende kohta shahadatan, et nagu 2 tunnistust. Et see on see esimene pool, la ilaha illallah, ja teine pool, wa Muhammadun rasulullah, et Muhammad on Jumala sõnumitooja. Seega, kui inimene palvetab, paastub, maksab zakati, teeb palverännakut, teeb igasuguseid häid tegusid, aga kui ta teeb seda ilma selle usutunnistuseta, siis ei võeta ühtegi nendest tegudest temalt vastu. Et see on siis tingimus, et üldse need ka teised teod saaksid olla vastuvõetavad ja just see, millega siis ka inimene islamisse astub. Teine sammas on palvus, araabia keeles as-salee, ja araabia keeles siis Koraanis täpsemalt ka iqaamis-salee või selles hadiithis iqaamis-salee, mida võib tõlkida kui palve korrektselt sooritamine. Ja Koraanis on ka sellist sarnast sõnastust kasutatud ja lihtsalt sõna palvetama kui sellist eriti ei esine. Eriti palju ei esine. Et tuleb just sellega iqaamus-salee sellel kujul.
ja selle tähendus siis on nii-öelda selle korrektse palvetamise tähendus on palvetada koos palve kõikide sammastega. Meil on palves arkään ehk siis sambad, arkään, meil on wajibat, kohustuslikud osad ja meil on siis nagu sunna osad, sunan või siis see, mis on võime öelda sunan as-salat, palve sunna osad, soovituslikud osad. Et siis selle täielikul kujul palve sooritamist tähendab see hadiid ja samamoodi, mida mõeldud Koraanis. Et kõik sambad, kõik kohustuslikud osad ja samuti selle juurde on lisatud ka soovituslikke osasid, et see on see, mida Allah ütleb, kui ta ütleb Koraanis inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Et tõesti palvus keelab või hoiab inimest eemale kõlvatusest ja kurjadest tegudest. Aga milline palvus? See, mida inimene sooritab siis täielikul kujul. Et mitte lihtsalt see, et kiirustades keegi teeb need põhiosad ära, mõte on hoopis kuskil mujal, et see ei ole see, mida siin on mõeldud. Ja mida rohkem inimene looja poole pöördub ja palvus korralikult sooritab, seda täielikum on ka tema elu, tema õnn, tema rahutunne, tema vara isegi temale osaks saab Allah õnnistus ja nii edasi ja nii edasi. Ja prohvet ka sallallahu alaihi wasallam ütles wa'lamu anna khayra a'malikum as-salat, mis tähendab siis teadke, et parim teie tegudest on palvus. Ja palvus as-salat on ühendus inimese ja tema issanda vahel, inimese ja looja vahel. Ja ka keeleliselt on siis araabia keeles tuleb siis sõnast as-sila, mis tähendabki otseselt ühendust. Ja prohvet sallallahu alaihi wasallam on ka öelnud, et al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Ehk siis kokkulepe või see või miski, mis eristab meid ja neid, mõeldud siis mitteusklikke ebajumala kumardajaid või meie ja nende vahel on palvus, kes selle jätab, on saanud uskmatuks. Ehk siis inimese ja uskmatuse vahel on palve jätmine. Ja siin on mõeldud seda, et kui keegi näiteks vahepeal mõne palve jätab vahele, aga ta ikkagi usub, et palvetamine on kohustuslik. Aga mõeldud on seda, et absoluutselt ühtegi palvust ei tee. Et see on selline korrektsem arvamus. Aga õpetlaste hulgas on ka neid, kes ütlevad, kes ikka ühe palvuse teadlikult ilma igasuguse vabanduseta vahele jätab, et ka see võib siis sellest usust selle läbi välja tulla. Et selles mõttes hästi-hästi hoolas tuleb olla palvete tegemise osas, et vähim on see, kui inimene kas ühe palve tegema jätab ilma vabanduseta, siis vähim, mis see on õpetlaste arvates, on suur patt. Et selles mõttes on see hästi-hästi tähtis olla hoolas palvete osas. Ja samamoodi, et jätta selle üldse see kõrvale, et okei, et see on suur patt, aga milline sulane üldse inimene saab olla, kui tal ei ole oma loojaga ühendust. Milline saab olla tema suhe siis maailmale issandaga Rabbel aalamiin on ju, mida me kogu aeg palvetas läheme. Milline see suhe saab olla, kui meil ei ole otsest ühendust. Et kui meil ei ole selliseid regulaarseid palveid. Ja samuti tähendab siis hadiidis mainitud iqaamis salat palvetamist ka õigetel aegadel. Ja näiteks meestel, kes elavad mošee lähedal, peaksid seda mošees tegema või kui elatakse kaugemal, siis võiks vähemalt mõneks palvuseks vahel mošees käia võimaluse korral. Ja palve on väga-väga tähtis. Ja iga moslem peaks olema väga püüdlik palvete korrektse sooritamise osas. Ja kuidas saab inimene üldse olla, kui moslem kui üldse ei palveta. Ja kuidas saab ka moslem palveid õigetest aegadest edasi lükata. Ja ma ei mõtle näiteks, et näiteks teha dhuhri palvust näiteks 1-2 tundi pärast seda dhuhri adhaani, kui palvete vahel ongi sellised pikemad ajavahemikud nagu näiteks suvel on. Aga just seda, kui jäetakse mingi palvus tegemata, kuni selle tegemise aeg lõpeb. Et näiteks
Zuhur on tegemata, jätab selle tegemata, kuni juba Asri palvuse adhan on kõlanud ja see aeg on kätte jõudnud. Ja subhanallah, just selle Asri palve kohta näiteks on ka öelnud Prohvet sallallahu alaihi wasallam, men taraka salat al-asr faqad habita amalu. Et kes jätab Asri palvuse, selle inimese teod on siis tühistatud. Selle inimese teod on tühistatud, kes jätab Asri palvuse. Ja see on tegelikult ka see hadiid, mida need õpetlased siis, kes ütlevad, et ka ühe palvuse tegemata jätmine viib inimese islamist välja, sest teod saab ainult see tühistada, kui inimene islamist siis välja läheb mingisuguse teoga. Et samamoodi, kui inimene sooritab ainult širki, ehk siis omistab Jumalale partnereid või teenib või kummardab kedagi teist Allahi kõrval, siis samamoodi need teod on siis tühistatud. Ja see hadiid on siis ainult ühe palvuse kohta, et mõelgem, et mis see siis tähendab seda, et kui inimene täielikult palvused, kõik palvused tegemata, et see on hästi ohtlik. Ja korraks võiks peatuda ka selle juures, et mis on need palvete korrektsed ajad, et seda ka vahepeal küsitakse, et Fajri palvusaeg, ehk siis esimene palvus, koidiku palvus, algab sellest, kui tuleb selline esimene koidiku kuma ja kestab, ja see palveaeg kestab seni, kuni päike tõuseb. Ehk siis koidikust kuni päikese tõuseni on Fajri aeg. Zuhuri palvusaeg on siis sellest hetkest, kui päike hakkab siis laskuma nii-öelda sellest kõige kõrgemast punktist, kuhu ta keskpäeval jõuab. Ja kuni siis Asri palvuseni, kus Asri palvuse aeg on siis see, et kui Asri palvuse aeg, et kus mingi asja vari on sama pikk kui see asi ise. Ja näiteks kui seisad kuskil väljas ja sinu enda vari on sama pikk kui see ise ja siis järelikult on Asri aeg kätte jõudnud. Et see on, mida järgivad siis enamus koolkondade esindajatest, et Maliki koolkond, Shafi'i ja Hanbali koolkond järgivad seda ja Hanafi koolkonna järgi on siis Asri aeg algab siis, kui iga asjavari on selle pikkuse või kahekordne pikkus siis sellest asjast. Et kui näiteks seisad kuskil, sinu vari on, näiteks oled 1,80 m pikk ja siis sinu vari on 3,60 cm, siis on selle Hanafi, Abu Hanifa koolkonna järgi Asri palve algus. Aga kuna hadiid on hästi selge selle osas, et siis jah, et kuigi me peaksime alati austama erinevaid koolkondi, siis ka näiteks Abu Hanifa on ise öelnud, et kui mingi hadiid on autentne, siis see on minu madhab, see on minu koolkond. Et ka siin puhul on hästi selge tegelikult, et see Asri tegelikult õige aeg on siis, kui see vari on sama pikk kui mingisugune asi ise. Sellega siis algab Asri palvus ja Asri palvuse aeg lõpeb. Asri palvuse lõpul on 2 aega. Üks on selline, mida öeldakse, mis on nagu selline tavaline aeg. See lõpeb siis, kui päike hakkab selliseks kollakaks, oranžikaks tõmbuma. Niimoodi enne päikese loojumist on ju, et kui keskpäeval on nagu päike nagu täiesti valge enam-vähem, siis õhtupoole päikese loojangu eel hakkab see värv muutuma selliseks kollakaks. Et siis on tegelikult see õige Asri palvuse aja lõpp. Ja teine aeg on siis selline, mis öeldakse vaqt daruri, ehk siis hädavajaduse aeg, et kui inimesel on tõesti mingisugune hädavajalik asi pooleli, et siis sellisel juhul on tal vabandus seda teha kuni päikese, seni kuni päike on loojunud, enne päikese loojangut. Et sellepärast tuleb ka olla ettevaatlik, et me ei arvaks, et näiteks, et kui meil päike loojub umbes kell 8,
et me siis Asri palvuse teeme mingisugune 19.40 näiteks. Et see on juba vale. Et ainult sellisel hädavajalikul juhul, kui on mingi selline mõju vabandus. Magribi palvus algab siis päikeseloojangust kuni siis selle ajani, kuni on kadunud ära see punane ehavalgus. Et mitte lihtsalt tavaline ehavalgus, aga just see al-shafaq al-ahmar ehk siis punane ehavalgus. Ja sellega magribi palvusega ka, et suvel on see aeg natuke pikem, nii et näeme seda taevas, seda punast ehakoma pikemalt pärast päikeseloojangut. Aga talvisel ajal näiteks läheb tegelikult poole tunniga praktiliselt täiesti pimedaks enam-vähem, et siis ka magribi aeg võib olla tegelikult hästi lühike, lühem kui arvatakse, et see, me ei saa alati ka toetada nendele äppidele, et kus on mingisugused minutid või vahepeal on selle magribi ja Aisha vahel on pandud kuskil 2 tundi, et see ei pruugi alati olla õige, et me peame lähtuma nendest aegadest ikkagi, mis on siis sunna järgi paika pandud. Ja Aisha aeg siis algab sellest, kui see punane punane ehavalgus on kadunud kuni keskööni. Mida on öelnud kesköö puhul on see, et kui me jagame magribi ehk siis päikeseloojangu ja selle fajri vahelise aja ehk koidiku vahelise aja 2, et siis seal niimoodi täpselt poole peal. Et näiteks kui meil oleks magrib näiteks kell 10 õhtul ja fajr näiteks oleks kell 4 hommikul, siis kui me jagame seda niimoodi pooleks, mõlemal kokku on seal vahel 6 tundi, 10 õhtul 4 hommikul 6 tundi ja me jagame selle pooleks on 3 tundi, siis me liidame magribi ajale selle 3 tundi otsa, ehk siis 10 3 tundi juurde panna kell 1 öösel, et siis selle järgi kell 1 öösel lõpeb see Aisha tegemise aeg. Et selle osas ka mingis mõttes tasub tähelepanelik olla, et vahepeal arvatakse ka, et ekslikult, et kuni fajrini võib teha Aishad, et minnakse pärast magribit magama ja siis kunagi öösel ärgatakse üles, et millalgi enne koitu ja siis alles teha, et see on juba ka tegelikult väljaspool seda õiget aega. Et need on siis need ajad, et mis võib-olla natuke palvet ka puudutab palveaega on see, et aga sellised keelatud ajad, et millal ei peaks üldse tegema palvust. Ja kõige keelatumad ajad on need, mis on seotud siis päikesega jällegi, et just päikese tõusu ajal ei peaks tegema. Just siis ka, kui päike on täpselt oma selles seniidis nii-öelda või selles kõige kõrgemas punktis. Ja sellepärast ka duhuri palvust ei peaks siis tegema just kui näiteks ütleme, et 13, mingisugune 11 näitab seda äpp, näitab seda aega, et siis 13, 11 ei peaks seda kohe tegema, et peaks natukene ootama. Ja samamoodi ka päikeseloojangu puhul, et magribi palvusega, et mitte just siis teha, kui päike looj. Et need on sellised punktid, mida peaks ka silmas pidama. Aga jah, palvete osas peaksime olema püüdlikud, see on meie side loojaga. Ja samuti kõik teised istamisambad tehti kohustuslikuks maa peal, aga palvus tehti kohustuslikuks 7. taevas ja kõigepealt tehti kohustuslikuks 50 palvust. Ja kujutage ette, milline oleks meie elu, kui me peaks 50 korda päevas iga päev palvetama. Ja see samas kõik on arm Allahilt, et meil on ainult 5 palvust. Ja inimene peaks kunagi mõtlema, et Allah tegi need palved kohustuslikuks, et meie elu raskeks teha vastupidi. Palvuses on tohutult palju head inimesele. Ja osad inimesed on aitanud nii minevikus ja väidavad ka tänapäeval on et islamiseadused teevad inimeste elu raskeks ja see religioon paneb inimesi justkui nagu ahelaisse kogu aeg iga päev ja 5 korda päevas palvetama. Aga tõde on tegelikult see, et selles, et Allah on meile need palved kohustuslikuks teinud, on kasu meile endile. Ja tema on hakim,
kõige targem, ta on al-alim, kõike teada ja tema teab, mis on inimesele kasulik. Ja samuti ka see palvus tegelikult ei võta nii palju aega, et kui me püüame vähemalt teha selle põhilise osa sellest palvusest ja isegi kui me sunnasid lisame sinna, see ei võta nii tohutult palju aega. Ja kui me mõtleme selle peale, et kogu see aeg, mis meil on, tegelikult see, et me hommikul ärkame ja teeme silmad lahti ja meil on jälle üks päev, see kõik on tegelikult kingitus Allahile. Ja nendest 24 tunnist pühendada siis näiteks isegi tund aega või pool tundi on ju palvustele, et see tegelikult väga väike osa. Nii. Ja enne kui läheme ka järgmise samba juurde, mõned asjad, et üks hadiith näiteks, kus siis inna Arabiyan, Abu Hurayra radiyallahu anhu on edastanud selle, anna Arabiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, et üks beduin tuli prohveti sallallahu alaihi wasallam juurde ja ütles, dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltul jannah, et juhata mind või suuna mind mingi teo juurde, et kui ma seda tegu teen, siis ma lähen paradiisi. Ja qaal, eks prohvet ütles, ta'budullaha la tushriku bihi shay'an wa tuqimu as-salata al-maktuba wa tuaddi az-zakata al-mafruda wa tasumu Ramadan. Et teenid Jumalat, teenid Allahit ja ei omista talle partnereid, ei omista talle mitte mingit partnerit, mitte kedagi ei teeni tema kõrval. Wa tuqimu as-salata al-maktuba ja sa sooritad korralikult kohustuslikku palvust. Wa tuaddi az-zakat ja sa maksad kohustuslikku zakati, kohustuslikku almust, vaata suuma Ramadani ja sa palvetad, ja sa paastud Ramadani kuu. Ja siis see piduin ütles, qaala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hada. Ja ta ütles, ma vannan või selle nimel, kelle kätes või kelle käes on minu hing, ta mõtleb siis Allahit, la azidu ala hada, ma ei tee rohkem kui see, ma ei lisa sellele midagi juurde. Falemma valla qaala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ja kui see piduin ära läks, siis prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles, man sarrahu an yandura ila rajulin min ahli al-jannah falyandur ila hada, kellele toob rõõmu vaadata inimest või meest, kes on paradiisi elanike seas, siis vaadaku seda meest. Ja see on ka mutafakun alayhi, ehk siis Bukhari ja Muslim hadiithi kogumikus. Ja võib-olla siis mõni küsib, et siin oli mainitud tawhiidi, et ta'budu Allah wa la tushrik bihi shay'an, mainitud palvus, mainitud zakati, mainitud paastumist, aga kus siis ülejäänud istumine on, ja võib-olla mõni küsib, et kus on kõik see, mis on keelatud, kus on nende asjade mainimine, miks seda pole mainitud, kus on kõik muud kohustuslikud asjad. Aga pole tegelikult ühtegi moslemit, kes nendest 5 asjast kinni peab just selle tõelises tähenduses, see tawhiid, Jumala ainsus on ju, palvus, zakat, paastumine, hajj, ilma et need tõmbaks seda inimest kõige hea juurde ja hoiaks seda eemale kõigest halvast ja patlustest tegudest. Jälle see inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, et palvus hoiab inimest eemal või keelab inimesele siis kõlvatuse või kõlvatud teod ja kurjad teod. Kui me palvetaks tõeliselt nii, nagu on ette nähtud, siis me oleme Allahi abil kõige kaugemad inimesed kõigest kõlvatust ja koledatest tegudest. Ja kõige lähedasemad inimesed siis igasugustele headele tegudele. Ja inimene ei peaks arvama ka, et kui ta palvetab või paastub või ta maksab zakat, ta maksab almust, on, et Allah justkui vajaks seda temalt. Et ärgem arvake, et Allahil on vaja meie palveid. Ta on ju al-Ghani, kes on vaba igasugusest vajadusest, ta ei vaja kedagi ega midagi. Meie vastupidi aga vajame teda. Allah ütleb Quraanis,
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. O inimesed, teie vajate Allahit ja Allah on al-Ghani, vaba kõikidest vaadustest, al-Hamid, kiiduväärne. Ta ütleb ka إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Kui ta soovib, võib ta teist lahti saada ja tuua teie asemele uue loodu. Et selles mõttes meie ei ole kuidagi asendamatu. Et mõelge tegelikult, kui väiksed me oleme kogu selle maailma suhtes. Ja eriti kui mõelda, et kui on neid taevad juba on 7 taevast, esimene taevas on siis see, kus on meie kõik need tähed ja planeedid on ja mida nagu me teame, et subhanallah, et kui pisikesed meie tegelikult oleme. Et me peame mõistma, et kui tohutu suur, kui tohutu võimas ja kui tohutu võimuga on Allah. Ja siis oma aega läheb edasi, وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ. Ja see ei ole Allahile raske, et kui ta tahaks, ta võib vabalt tuua meie asemele mingisuguse uue loodu. Ja me peame aru saama, et see usk aitab saavutada meil õnne ja head elu. Et see ei ole need palvused ja need kohustused ja asjad ei ole nagu kuidagi meie koormamiseks ja meie elu keeruliseks tegemiseks. Tegelikult see tõeline õnnetunne klapki sellest sidemest loojaga. Ja samuti on Allah öelnud Quranis من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Mis tähendab, et kes iganes teeb head, on ta mees või on ta naine ja ta on usklik, siis temale anname me või tema paneme me elama head elu. Ja me tasustame neid ja me anname neile nende tasu vastavalt parimale, mida nad tegid. Nii et ärgem arvake, et need islami sambad on just nagu ahelad ja kohustused, vastupidi, see on see, milles peitub tegelikult meie tõeline õnnelikkus. Ja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah on öelnud, et inna lillahi janna fi dunya man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah. Ta ütleb, et see õpetlase ütlus, et tõesti Jumalale kuulub selles maises elus või maailmas kuulub paradiis, kes ei sisene sellesse, ei sisene ka teispoolse või tulevase elu paradiisi. Ja siis temalt küsiti, et mis see on, ta ütles, jannatul iman, ehk siis usu paradiis, et see, et kui meil on see tõeline usk ja uskumine. Ja tuleme nüüd siis inshallah 3. samba juurde, milleks on siis zakat. Ja see tähendab siis almust, kohustuslikku almust ja Koraanis mainitakse tihtipeale zakati koos palvusega. Ja see on siis üks 5 islami sambast ja zakati summaks, mida makstakse siis 2,5% varast, mis on inimesel aasta jooksul käes olnud ja mis ulatab siis selle miinimumkoguseni, millest üldse peab hakkama zakati maksma. Ja näiteks inimesel on 1000 eurot, maksab sellest 2,5% ehk siis 25 eurot. Tal on 10 000 eurot, maksab sealt siis 250 eurot. Ja me ei peaks ka tundma seda makstest kuidagi mingit sellist nagu ihnust või et olla kitsid või tunda nagu, et jälle ma pean selle mingisugune, oleneb palju kellelgi on, 1000 eurot näiteks aasta jooksul käes on, mõtleb, et ma pean mingi 25 euro sellest maksma, nagu, et subhanallah, et tegelikult see on puhastus meie varale ja meile endile, kogu ühiskonnale. Ja see käed keeleliselt tulebki sõnast, mis tähendab ühelt poolt puhastust, nagu ka täskija võib-olla oled kuulnud, täskijat on nafs või täskijat on nafus, nagu hinge puhastus.
ja samuti tähendab see kasvu. Ehk see puhastab ja kasvatab tegelikult meie vara. Ja kui kõik inimesed maksaksid zakati, ei jääks alles ühtki vaest ega abivajajat ja sellel on ka tunnistajaks ajalugu, kus islami ajaloos siis valitseja Omar ibn Abdul Azizi ajal oligi selline olukord, kus ei leitud ühtegi vaest, kellele maksta zakati. Käidi, otsiti ja leitudki, kellele maksta zakati. Et inimestel oli piisavalt endal vara. Aga kahjuks saada inimesed vaatavad siis oma vara peale ja et kui on aeg maksta sellest, siis see osa, mis on Allahi õigus, muutuvad nad ihneks või kitsiks ja Allah ütleb ka Koraanis وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ehk siis, kes ihnitseb vaid enda kahjuks ja teisiti tõlkidega, et oma hinge arvelt. Usklik on aga vastupidine selle osas, et ta on lahke ja ta kiirustab andma oma varast. Ta hea meelega annab seda teab, et see on tema vara puhastus, et see kasvatab tema vara, et see on hea tema endale, tema varale ja ka inimestele tema ümber. Ja zakati siis, see miinimum kogus, mille pealt üldse peaks siis zakati maksma. Tahtsin võib-olla mainida seda, et näiteks seda ei maksta näiteks auto pealt, kui sa seda autot on kasutad kogu aeg, et sa ei selle seal kuskil müügi jaoks, et sa müüd seda kuskil, aga just, et sa kasutad seda, su enda kodu näiteks või korter, mis sulle kuulub, selle pealt, kus sa elad, ei pea maksma. Et tegelikult enamasti on see selline, pigem selline vara, on ka teisi selliseid varagruppe või liike, aga üldiselt on lihtsalt see pigem selline raha, mis on inimesel näiteks tänapäeval kuskil, ma ei tea, pangakonto peal on ja tal on mingid säästud, mis tal on vähemalt siis ühe terve aasta jooksul on käes, et kui juhtub see, et kuskil näiteks poole aasta peal inimesed läheb nagu täitsa varale, läheb täitsa nulli on ju, või tal läheb sellest miinimumkogusest allapoole, siis ta hakkab see uuesti lugema siis seda aastat nii-öelda sellest hetkest, kui see miinimumkogus on jälle saavutatud. Ja see miinimumkogus on seotud siis sunnas kulla ja hõbeda kaaluga. Tänapäeva siis sellistes kaaluühikutes on see kas 85 grammi puhast kulda või 595 grammi puhast hõbedat. Ja tavaliselt siis kui tänapäeval vaatate kulla ja hõbeda hindu, siis tavaliselt on see hõbeda hind, mis nagu määrab selle, sest see on nagu, kuhu see enne jõuab see vara, et kuld, 85 grammi kulda on kallim kui 595 grammi hõbedat. Ja ma vaatasin lihtsalt huvipärast, et mis see nagu praegu enam on ja ta oli seal kuskil, liigikaudselt ma täpselt ei mäleta, 500 euro kandis. Ehk siis see, et kui inimesel läheb see vara või tema säästud, mis tal on niimoodi, mida ta kasutab, on ju, või mis tal seisab, tähendab siis aasta jooksul või et tal on näiteks pangakontol mingisugune summa alati, mida ta hoiab igaks juhuks näiteks. Et kui see läheb alla 500 euro, siis see aasta näiteks ta ei peagi ja selle pealt ei peagi maksma seda. Ehk siis vaesed inimesed ei peagi üldse see käeti maksma ja see on ka Allahi õiglusest. Et ei ole niimoodi, et isegi kui inimesel on näiteks 100 eurot ainult, mis tal nagu on olnud nagu aasta jooksul käes, et ei ole, ta peab selle siis 250 maksma, mis on tegelikult ka tohutult väike summa. Aga Allahi armust ja õiglusest on siis see, et vaesed inimesed ei pea seda maksma. Ja see käet on siis kohustuslik almus, vabatahtlik või soovituslik almus on sadaka. Ja prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles, et me nakassat sadakatun min määl. Ehk et ükski sadaka, ükski selline vabatahtlik almus ei vähenda mingit vara. Ehk siis me peame mõistma seda, et see võib tunduda on ju
ebaloogiline, aga Allah paneb siis õnnistust meie varale ja aitab meil sellel varal kasvada, et see ei vähene sellest, et kui me anname midagi siiralt Allahi tasu lootes heategevuseks näiteks. Ja almuse andmine on ka märk inimese usust ja sellest, kui palju ta Allahit usaldab. Ja samuti võib inimene, kui tal ei ole kombeks anda almust, ka ma mõtlen just vabatahtlikku almust, et harjutada mingisuguse väikese kogusega, et näed näiteks mingit abivajad, võib-olla ostad talle mingisuguse väikse eine, on ju, või saada kas või 1 või 2 eurot mingisugusele heategevusele, mis näiteks toidab orbusid ja nii edasi, et ei pea olema niimoodi, et kohe näiteks mingisugune, ma ei tea, 10% oma palgast pead kohe ära andma, et alustad väikselt. Ja tähtis on Zakati puhul ka see, et seda tuleb, nüüd jälle siis räägin sellest kohustuslikust almusest, et seda tuleb anda vaid neile, kellele Allah on seda määranud. Sest kui antakse kellelegi muule, kui Allah on määranud, siis ei lange see kohustus sinult ära. Ja sa pead otsima, et kes on need ka siis vaesed või abivajajad ja need 2 näiteks on ju 2 ütleme liiki, kellele võib siis anda või 2 gruppi, kellele võib siis anda Zakati näiteks ka need ei ole ainult 2, aga 2 näidet, 2 põhilist on näiteks miskiin, kes on siis vaene või võib-olla tõlkida kui puruvaene, et tal ei ole üldse mitte midagi ja ta palub siis inimestelt abi ja siis faqiir on vaene, aga ta on selles mõttes vaene, et ta ei suuda kõiki oma vajadusi katta. Aga mingid asjad saab maksta näiteks, et tänapäeva mõistes ka, et ütleme, et tal on pere on ju ja tal on näiteks kohustused ja need kohustused, ütleme, ta saab näiteks palka, saab 1000 eurot kätte, aga tema kohustused, ütleme, korteri üür, söök, riided ja kõik muu vajalik perele. Et selle kulu näiteks on 1200 eurot, et mis on suurem kui tema see palk, mis ta kätte saab, et siis sellisel juhul tegelikult ka see inimene on faqiir, ehk siis vaene islami mõistes ja isegi kui ta pealt tundub, et okei, tal on korter on jõud, mingid, tal on auto, näljas ei ole, aga ikkagi mingid näiteks, ma ei tea, võib-olla üles ei paista välja, et näiteks tal ei ole võimalik näiteks osta lastele piisavalt näiteks riideid või et kannatab nagu ikkagi mingisuguse puuduse käes, et tegelikult ka on meil Eestis, on ka meil endi kogukonnas on selliseid inimesi, et ei pea alati Zakati kuhugi väljapoole Eestit näiteks saatma. Et mis on selles mõttes küll lubatud, nagu mingisugune heategevusele, mingis mõttes on see mõistetav, et kus on näiteks mingisugune täielik vaesus või kuhugi orbude kodule ja nii edasi. Aga ka Eestis on tegelikult võimalik leida neid inimesi, et igal juhul on tähtis see, et me teame, et me anname selle õigele sellele grupile, et me ei anna lihtsalt suvalisele inimesele, sest sellisel juhul, kui see ei ole, kes seda Zakati väärib või kes võib seda Zakati vastu võtta, istame läbi siis kohustuse lange meilt ära. Ja 4. sammas siis Ramadani paast ja paast on siis muidugi ka 2 sorti, kohustuslik ja vabatahtlik ja Ramadani paast siis on just see, mis on kohustuslik ja mis on Koraanis määratud ja selle kohta on ka selge Koraani salm A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mis tähendab siis, et teie, kes olete uskunud, teil on määratud, teil on ette kirjutatud, teil on tehtud kohustuslikuks paastumine, nii nagu on see tehtud kohustuslikuks neile, kes olid enne teid. La'allakum tattaqun, et te võiksite saada Jumala kartlikeks. Ja see on ka see tegelikult selle eesmärk, et saada Allahile lähemale, suurendada seda Jumala kartlikkust. Et mitte lihtsalt, jällegi eelmine kord me rääkisime ka kavatsustest, see on innamal a'malu binniyat, et teod on vastavalt kavatsusele, et siis
kui keegi lihtsalt paasub selleks, et saada paar kilo kergemaks Ramadani lõpuks, et siis tegelikult seda ei võeta teilt vastu. Me rääkisime, et on 2 tingimust ja tuletame ka meelde korraks seda eelmist tundi loengut, et 2 tingimust, et oleks inimese tegu vastuvõetav, esimene on al-ikhlas ehk siirus, tehakse seda ainult Allahile, teine on siis al-ittiba'u ja al-mutaba'a, et tehakse siis seda vastavuses või kooskõlas siis islami seadusega või sunnaga või prohveti sallallahu alaihi wasallam õpetusega. Et näiteks selle näiteks on see, et okei, et inimene võib olla siiras küll ja tunda, et mul on täna nii palju energiat, et ma tahaks näiteks Asri palvuse tahaks teha 6 rakat. Et lihtsalt on niisugune imaan on kuidagi tugev on ja tahaks nagu natuke rohkem palvetada, et ma teen Asri, teen 6 rakat. Et tal on küll olemas see siirus, ta võib seda teha siiralt Jumalale, aga kuna selle kooskõlas Koraani ja sunnaga, see 6 rakat on ja Asrit, et peab olema 4, et siis see tegu ei ole ka tal vastu võetud. Et kui ta selliselt teeb seda, siis tegelikult on see sama justkui, ta ei oleks üldse Asrit palvetanud. Nii, see oli selline väike kõrval või tagasipõige eelmisesse loengusse, aga jah, siis see põhieesmärk on siis teha seda Allahi meele heaks, kuna ta on seda määranud. Ja muidugi teisi selliseid positiivseid efekte võib ka muidugi olla paastul ja näiteks üks selliseid positiivseid mõjusid on ka see, et aitab inimesel suurendada sellist tänulikkuse tunnet. Et kui ta loobub sellest, mis on muidu tal lubatud on, ta loobub koidikust kuni päikeseloenguni söögist, joogist ja ka vahekorrast, mis on tal oma abikaasaga muul ajal ja lubatud. Et siis ta hakkab ka väärtustama rohkem neid asju, et mis tal üldse nagu olemas on, et eriti söök ja jook on ju, et kõikidel inimestel maailmas ei ole võimalik alati süüa kõht täis iga päev või sooja sööki saada või isegi puhast joogivett on ju, või on seda võimalik saada, aga läbi suure vaeva näiteks peab kõndima mitu kilomeetrit mingite veeanumatega on ju, iga päev seda tooma kuskilt. Et subhanallah, et kui me ka mõtleme tegelikult, et kui lihtne elu meil on võrreldes varasemate aegadega, et siis subhanallah, et see peaks olema põhjus meil olla tänulikud ja tänada Allah, et nii keelega on ju öelda alhamdulillah ja samas ka see tänulikkuse tunne peaks meie südames olema. Sest isegi näiteks kuidas meil on pesemisvõimalused ja sellised asjad, mida ei olnud ju tegelikult mingid mõned sajandid tagasi isegi valitsejatel või mingitel kuningatel on ja kuskil, ma ei tea, ta on mingi 15-16 sajand on ja ei olnud niimoodi, et selliseid pesemisvõimalusi näiteks või tuleb kogu aeg soe vesi kraanist niimoodi, et jah, et palju, mille eest on põhjust tänulik olla. Ja iga moslem siis Ramadani baasis on kohustuslik igale moslemile, kes on selleks võimeline, kes ei ole reisil ja kellel ei ole mingit vabandust, näiteks nagu haigus on ju, et kui inimene on tõesti väga haige ja ta ei saa paastada, et siis sellisel juhul ka langeb see kohustus temalt ära. Et seal on teatud sellised reeglid veel, et kui inimene näiteks haiguse pärast ei paastada, mis ta siis tegema peab, aga see on nagu selline omaette võib-olla juba Ramadani ajal, kunagi enne Ramadani peaks sellisel teemal pikemalt rääkima. Ja subhanallah, Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ütles hadiithis, أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Ehk siis Prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles, et teie juurde on tulnud Ramadan, õnnistatud kuu, milles Allah tegi kohustuslikuks teile paastamise ja sellel kuul avatakse paradiisi väravad
ja põrguväravad suletakse ja kõik sellised, kui ma õigesti nüüd selle tõlgin, et kõik väiksemad saatanad pannakse ahelasse ja selles on öö, Jumalale, Allahile kuuluv öö, mis on parem kui 1000 kuud. Ja kes iganes jäetakse sellest ilma, siis see on tõesti, jäetakse ilma selle heast, selle öö heast, siis see on tõesti ilma jäetud, et kes on jäänud ilma siis hästi suurest õnnistusest. Ja samuti on Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud hadiid ikkagi mitte ääja, mitte värss, mitte Koraanis on Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, et men saama Ramadana imaanan wahtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ehk siis, kes iganes paastub Ramadani kuu usust ja Allahilt tasu otsides, siis tema eelnevad pattud andestatakse. Et see on omaette õnnistus ja ma palun Allah, et ta laseks meil kõigil sellest õnnistusest ka järgmisel Ramadanil osa saada. Amiin. Ja tõeline paastuse tähendus on tegelikult see, et inimene paastub ka, et kõik inimese jäsemed siis paastuvad kõigest keelatust. Et see, mida me vaatame, me hoiame keelata vaatamisest, justkui nagu paastame oma silmadega, et me ei kuula seda, mis on keelatud, me ei kuula mingisugust tagarääkimist näiteks, on ju. Ja samamoodi ise ei räägi kedagi taga, mis on ka keelega paastumine, on ju. Et me ei ütle mingisuguseid roppusi, rõvedusi oma keelega. Et see kõik tegelikult käib selle paastumise alla. Nii. Ja oleme jõudnud siis selle viimase samba ehk hadži juurde. Ja hadž on siis palverännak, suurem palverännak, mille Allah on inimestele siis määranud, teinud kohustuslikuks kord elus sellele, kellel see võimalik on. Ja ühelt poolt siis on ju vara poolest, teiselt poolt tervise poolest. Ja see toimub siis ka pühas, erinevates kohtades, kõigepealt siis eelkõige Mekka pühas mošees, püha Kaaba juures, Muzdalifas, Minas, Arafa mäel, et need kohad seal ümber. Ja ühtepidi on ka eriline see hadž palverännak selle poolest, et seda tehakse spetsiaalses kohas, erinevalt teistest sammastest. Et on ju, ütleme seda shahadat, on ju tauhiidi, nii-öelda sooritame ükskõik kus me oleme, paletame ükskõik kus oleme, paastume ükskõik kus, anname almust ükskõik kus kohas, aga hadž, palverännak toimub see spetsiaalsetes kohtades. Ja kui moslem on võimeline, et tal on vara, tal on piisavalt hea tervisega, siis on moslemile kohustuslik mitte edasi lükata palverännaku tegemist. Ja mõelgem, et kuna see on justkui nagu Allahi kutse meile enda koja juurde, Kaaba juurde, siis kuidas me saame või kuidas lükkad edasi enda kohtumist maailma teistsõnaga, kes on sind enda Kaaba juurde kutsunud. Sest reisitakse igale poole, reisitakse, ma ei tea, mõni 10 korda käinud Egiptuses, mõni reisib Euroopas ringi, on ju Prantsusmaa, Hispaania, mis iganes, Itaalia. Ja mõni kulutab 1000 eurosid nende reisidega, aga palverännaku jaoks, et Mekkasse minna ei leia näiteks raha, ei leia aega ja see ei ole moslemile absoluutselt sobilik käitumine. Ja võib-olla tõesti, et mingis mõttes peab võib-olla natuke rohkem vaeva nägema, et võib-olla otsida näiteks mingi hadži grupp, palverännaku grupp võib-olla väljaspoolt Eestit, kui siit ei ole minemas gruppi. Aga kõik see on ikkagi tohutult palju lihtsam, kui see oli vanasti. Me peaksime seda õnnistust silmas pidama, kui lihtne tegelikult on reisimine tänapäeval. Mõelgem, kuidas vanasti oli näiteks kuskilt, ma ei tea, Indiast, kuskilt Pakistani piirkondadest või mujalt reisiti näiteks, on ju, kas siis mingisuguste ratsaloomadega, laevadega tuldi, on ju, erinevatest
piirkondadest vahepeal nädalaid või isegi kuid, et palverännakut sooritada. Ja tihtipeale koguti selleks ka hästi-hästi kaua raha, terve elu jooksul võib-olla ja vahepeal ei olnud ka see piisav, et koguti niimoodi mitu põlvkonda ja siis kellegi lapselapsed või lapselapselapsed on ju saaksid käia siis palverännakul kunagi. Et subhanallah, et mõelgem, et kui lihtne tegelikult see tänapäeval on võrreldes varasemate aegadega. Nii et ärgem lükakem seda edasi, et kui inimesel on piisavalt raha selleks ja tervis ka seda lubab, et inshallah järgmine aasta lähen ja siis järgmine aasta sama jutt jälle, et inshallah ma vaatan kunagi, et kui mingi grupp tuleb, et ma siis lähen. Et kui sa pole käinud, et palverännakul, mõtle juba täna, mõtle siis, kui sa seda loengut siin kuuled või vaatad järgi, et mis on see väike samm selles suunas, et kuidas ma saaksin hadžile lähemale, et võib-olla uurid näiteks netist, et mis selleks vajalik on, et kas äkki järgmine aasta läheb mõni grupp ja nii edasi on ju. Ja subhanallah, ka selle tasu on tegelikult tohutu suur, mida me rohkem moslemitele tahame, kui saada paradiisi. Ja Prohvet sallallahu alaihi wasallam on öelnud, et al-hajjatul mabrura laysa laha jazaa'un illa janna. Et vastu võetud või igasugune vigadest vaba hadž, et selle tasu ei ole muu kui paradiis. Wal-umratu ila al-umrati katharatun lima bainahuma. Ja umra ühest umrast teiseni on siis pattude kustutamine, siis nende pattude kustutamist nende kahe umra vahel aset leidsid. Et siis kui keegi ei ole veel kunagi näiteks Mekas käinud, siis tänapäeval on väga lihtne teha näiteks ka seda, kas siis täiesti üksinda, sõpradega, oma perega, teha umrat, ja pärast siis ütleme millalgi teha hadži. Ja siis hadž, see suur palverännak on siis selle võrra lihtsam, et kuna sa oled juba natuke kohaga ja seal ütleme mingite kohtadega ja osade rituaalidega tuttav. See on siis see, mis täna Allah tegi mulle lihtsaks rääkida ja ma palun Allah, et ta aitaks meil kõigil sooritada või praktiseerida kõiki neid 5 sammast, nii nagu temale meelepärane, ja teha seda korralikult ja võimalikult perfektsel moel. Ja muidugi me mingitel hetkedel eksime ja oleme võib-olla kuidagi puudulikult Allahi teenimises, aga palun, et Allah aitaks meid selles, et võimalikult lähevad sellele viisile, kuidas on temale meelepärane seda teha. Amiin. Palun, et Allah aitaks ka kõikidel, kellel ei ole olnud veel võimalik palverännakut sooritada, et ta aitaks neil lähiajal seda teha. Amiin. Ja ma palun ka, et Allah annaks meile kõigile ikhlaasi, annaks meile siirust tema teenimisel, et ta hoiaks meid eemale igasugusest riiäst, igasugusest peputamisest tema tegudega. Ta hoiaks meist eemale ka kõik halva, ta hoiaks meid eemale širgist ja kufrist, ta hoiaks meid eemale ebaemale teenimisest ja uskmatusest. Amiin.